Ma olen enda jaoks hingamistehnikat võtnud kasutusse ja ma usun, et te kõik olete kogenud, et kui me hingame pinnapealselt, siis sisse hingatavas õhus süsihappegaasi osa kasvab ja järjest raskem on meil ka selgelt mõelda, rääkimata siis nüüd otsustada, et kas see mõte mul üldse hea on, et kas ma annan hinnangut või ei anna hinnangut. Ma suunan selle hingamise navapiirkonda. Veel parem, kui saaks nabast alla suunata. Hiinlastel on selline vahva väljend nagu 3 katla hingamine. Ja õppides nii-öelda oma hingamist juhtima, saan ma juba selle ajavõidu, et mina otsustan. Mina võtan selle juhtimispositsiooni enda kätte, selle pulga, et mida ma üldse tundma hakkan. Ja siis ma saan teha järgmise reaktsiooni, et kas ma annan hinnangut, kas mul on seda emotsiooni vaja või mitte. Aga no sageli tulevad need paugud ootamatult, siis sa tead, et sul on see trump on kogu aeg alati endaga kaasas. Ükskõik, kus sa ka ei ole, ma saan suunata oma hingamise, ise hakata kontrollima, kuidas ma hingan. Ideaalis võiks olla, et hingan sisse oma rahulikus tempos ja hingan ka välja oma rahulikus tempos. Kui minna nüüd sügavuti, siis võiks olla välja hingamine alati natukene pikem kui sisse hingamine. Ja kui veel natuke rohkem lihvida, siis võiks olla nii, et hingan sisse, väike paus, hingan välja natuke pikemalt kui sisse hingasin ja ka väike paus. Aga ta tahab ka sellist praktikat saada, et inimesed õpivad aastaid ja vahel tuleb välja, vahel ei tule välja.